Käesolev video keskendub Uus-Inglise kõrgtasandikule, mis asub umbes siin. Mägimaantee on meid viinud umbes 1000 meetri kõrgusele merepinnast. Laskume sügavale Mannjõe orgu, kus tõuseme uuesti üles kõrgplatoole ja külastame Glen Innese ja Armideale'i asulaid. Uus-Inglise kõrgtasandik on osakene suur veelahkme ahelikust, mis läbib tervet Austraalia idarannikut ning on umbes 3500 kilomeetrit pikk. Laskume 1000 meetri kõrguselt alla Mannjõe orgu. Ka vihmaveed voolavad mäenõlvu mööda alla ning lõhuvad maanteed. Uudishimulikud kängurud tulevad hommikul telklasse rohtu nosima. Kängurud on kukkurloomad, mis tähendab seda, et neile sünnib imetillukene poeg, kes ei suuda ise elus hakkama saada, vaid ronib emme taskusse, kus imeb piima ning kosub natukene, enne kui hakkab rohtu sööma. Mannjõe org on väga suur ja lai. See jõeorg tekkis miljoneid aastaid tagasi, kui maakeral sadas märksa rohkem vihma ning jõed olid suuremad. Kuigi veetase on hetkel üsna madal, voolab see päris kiiresti, kuid suvel kuumade ilmade ajal võib vesi täiesti ära kuivada. Kängurud on jõe ääres vett joomas käinud. Aga ka teised elusolendid vajavad elamiseks vett. See on maonahk. Hommikune päiksepaiste asendub vihmasabinaga. Pärast vihma naaseb päike, mis toonedab niiskust. Moodustuvad udupilved, mis tõusevad mäeharjasid mööda ülesse, kuni lõpuks kaovad ning orus paistab jälle päikene. On hommik ning tõuseme sama teed pidi tagasi üles mägedesse. Mäed ei ole alati ühesugused, vaid hoopis erineva kuju ning väljanägemisega. Osa mägedest on teravatipulised, järsud ja kaljused. Osa aga pealt lamedad ning kaetud taimestikuga, nii et üles jõudes ei saa arugi, et oled mäe otsas, sest ümberringi on kogu maastik lame ning tundub, nagu oleks jõudnud uuesti alla tasandikule. Selliseid mägesid nimetatakse kõrgplatooks või kõrgtasandikuks. Hoolimata sellest, et ümberringi vaadates ei saa arugi, et oled mäe otsas, leidub siin taimi, mis tavaliselt kasvavad hoopis külmemas kliimas. Näiteks tammed, õunapud, lepad ning ristikhein. Need liigid ei ole Austraaliale omased, vaid arenenud välja hoopis jahedamas kliimas ning toodud siia Euroopast. Mida kõrgemale merepinnast tõusta, seda jahedamaks läheb kliima ning need taimed tunnevad siinses kliimas ennast üsna koduselt. Isegi naistepuna on siin. Kuna Austraalia kliima on kuivem ning kuumem, on päris kohalikud taimed kitsaste lehtedega ning kaetud vahakihiga, mis kaitseb päikese eest.
oleme jõudnud Armidale'i nimelisse linnakesse. Puude lehestikus on märgata sügist ning aastaid tagasi seda linnakest külastades avastasime kohalikust männiistandusest porgandiriisikaid, mida lähemegi nüüd otsima. Porgandiriisikad on samuti Austraaliasse sisse toodud ning kasvavad ainult jahedamatel aladel ja männiistandustes. Seepärast ongi nad siin rahvasus tuntud kui männiseened. Nende olemasolust huvituvad suures osas ainult Euroopas sündinud, sest kohalikud seeni korjata ei julge ning teavad seentena ainult šampinjone.